nädalõpetajatega ja meie igapäevased õpetajad ei ole need, kes koolis olid, vaid need inimesed, kes tulevad meie ellu teatud funktsiooniga. Nende funktsioon ei ole mitte midagi muud, kui näidata sinus mingit osa, mida sa ei ole aktsepteerinud iseendas kui ressurssi. Ütlen uuesti, selline suur asi, mis ma praegu ütlesin välja. Ehk siis, et iga inimese funktsioon, kui ta saabub sinu ellu, ükskõik kas ärritaval või meeldival või mingil viisil, on näidata sulle seda osa sinus, mida sa ei ole veel aktsepteerinud endast või ressurssi. Jah, ma võin teada, et on olukordi, kus ma olen otsekohesem ja ausam ja sõimeline lärvan, kui keegi surub täiega mind vastu seina. Ma tean, kuidas ma käitun konfliktis. Aga kas ma kasutan seda kui ressurssi? Pigem väldin selliseid olukordi. Seega, ja siis millegipärast järjest tulevad sellised olukorrad mu ellu, eriti kui ma soovin ettevõtluses kasvada, siis järjest neid olukordi tuleb ellu, mida ma proovin vältida. Ja see mehhanism või loogika seal taga ongi täpselt see, et need kogemused ja need inimeste näol tulevad kogemused. Ehk siis, et jah, me võime üksi seal koopas olla, aga tavaliselt midagi aktiveerub meie sees inimesega seoses. Lähedasega või siis suvalise inimesega tänaval, poemüüjaga, mida iganes. Ehk siis, et kui see teine inimene aktiveerib meis midagi, alati on keegi teine, kes aktiveerib meis midagi. Ja kui meil on päriselt vaja seda nagu praeguses eluetapis ärikäivitamise kontekstis kasutada ressursina, siis neid olukordi hakkab toodab. Seni, kuni sa saad aru, et sul ei ole mõistlik ei põgeneda, vältida, võidelda, mehkeldada. Need on kõik 4 ellujäämisrežiimi toimimisviisi. Ehk siis, et meil on mehkeldamine, mis tähendab seda, et sa teed kõikide teiste jaoks asjad ilusti mugavaks ära ja ütled, nüüd ma enam ei jaksa. Ehk siis, et tegeled kõikide teiste asjadega, mitte enda jaoks oluliste asjadega. Võitlemine on see, et hakkad õigustama. Kui inimene ütleb, et kuule, sa ütlesid mulle, et sa teed selle ära. Siis sa ütled, mis mõttes nagu on võitleja, ta on siuke hästi nagu agressiivsem veidi. Siis põgenemine on see, et sa põhimõtteliselt aktiivselt põgened olukorrast ära. Ehk siis, et sa ei anna ruumi enam sellel nagu inimesel enda ruumi sattuda ja leiad kogu aeg 100 vabandust. Miks mitte temaga suhelda, sest et sa tead, et sa tahaksid põgeneda selle osa eest endas, mida sa ressursina vastu ei võta. Ja 4. on siis tardumine, minu lemmik isiklik. Tegelen sellega päris tihedalt. Tardumine on siis selline passiivne seisund. Passiivsus all ma mõtlen ka tegevusena scrollimist, seriaalide vaatamist, teleka vahtimist ja nii öelda lihtsalt nagu vegeteerimist. Ehk siis tardumine, et ma ei tee mitte midagi selle olukorraga, ma loodan, et see lihtsalt kaob ära. Aga need tikuvad uuesti tagasi tulema. Sellepärast nad tulevad järjest, ma nimetan hardcore'imalt, karmimalt, kuni sa hakkad nägema nendes olukordades seda ressurssi, mis on sinus olemas. Ja kui me räägime ettevõtlusest ja teadlikust ettevõtlusest, siis me saame kõik panna enda ettevõtte jaoks tööle. Kõik ressursid, mis meil on, me saame kasutada enda ettevõtluses ära teadlikult ja ressursina tööle panna. Ehk siis igapäevane harjutus sulle, pole kas seda hommikul või õhtul. Mina ise tegin mingi vahe seda õhtuti. Ma vaatasin, kuna mul ümber on väga palju inimesi, ma igapäevaselt suhtlen päris paljude erinevate inimestega. Koostööpartnerid, kliendid, need kliendid, ruumitõndnikud, kõik kliendid on ju. Ehk siis, et kui ma vaatasin enda päeva läbi inimeste, siis oli nagu kellegi üks lause nagu lihtsalt, mis mõttes ta ütleb mulle nii on ju. Ma küll ei näe seda olukorda nii või, et ma ei saa aru nagu miks ta järeldab enda jaoks sellist asja. Ja ma märkasin ka, et kas ma tardusin või siis põgenesin. Võitlemine ei ole minu rida tegelikult, siuke õigustamine, sest ma olen ma meeldib tarduda olukordades, kus keegi üritab mulle midagi selgeks teha, kuidas asju peaks tegema ja millega ma ei ole nõus.
siis ma olen vait või siis äärmisel juhul hakkan vehkeldama, ehk siis leian temale sobiva lahenduse, mis tegelikult ei sobi mulle. Aga selliseid olukordi on igapäevaselt ja siis ma õhtul tegin nädal aega sellist nagu õpetajate ressursside nädala. Ehk siis ma võtsin selle inimese ja kirjutasin lahti selle olukorra või mis ta häiris, et mis see nagu, mida ta üritab mulle õpetada. Et mis asi see on, see miski, mis ta üritab, soovib mulle näidata minu enda kohta. Lihtsalt kirjutasin välja. Ja järgmine kiht on see, et mida ma sellest teadmisest saan ressurssina kasutada ettevõtluses. Ehk siis konkreetselt, kas ta selgitas mulle, et sul võiks olla selline süsteem, sa võiksid teha programme niimoodi süsteemselt, sul oleks vaja projektijuhti, ma olen ideaalne projektijuht selle. Mida iganes. Ja siis ma vaatlesin seda olukorda vaatlejana, et ma astusin natukene eemale sellest. Ja siis miks ellujäämisrežiim käivitub, on see, et iga muutus on ohtlik. Iga muutus on ohtlik ja nagu teate, elu muutub, meie muutume iga päev igal hetkel. Ehk siis, et meie ülesanne on ise nagu oma närvisüsteemile ja ajukeemiale selgitada, et see ei ole ohtlik. Ja vaatleja positsioonist on palju lihtsam seda olukorda vaadelda. Sest kui sa ise oled sellest automaatikas sees, ehk siis ma põgelen, tardan, võitlen või vehkeldan, siis sa ei saa sellest olukorrast ühtegi ressurssi. Sa saad ainult põgeneda, võidelda, tarbida. Seega, sinu ülesanne on, kui sa kirjutad selle olukorra ära, vaata, mida ta soovis sulle õpetada iseenda sinu kohta, tema kohta, ta on lihtsalt nagu peegel sulle tulnud ellu. Mida ta soovib sulle õpetada sinu kohta. Ja siis astud eemale. Ja vaatad, kuidas sa saaksid, et kui see oleks võõras inimene, võõras olukord sinu jaoks, et see oleks üldse sinuga seotud, kuidas sa saaksid ettevõtluses seda olukorda ressursina ära kasutada. Ja seesama inimene pahutades sul seal kontoris üteldes, et sa teed kõiki neid asju valesti. Tegelikult andis ühe idee, kuhu sa võiksid edasi liikuda. Oma teenuse disainis. Ma olen tihti jõudnud selle järeldusele. Nüüd ma sain aru, et ta tegelikult tahab mulle öelda seda, aga kuna ma olen nagu nii kinni, siis ta peab nagu korralikult nagu töötlema mind ja lahti räägima selle poole pealt, et tegelikult sul ümber on inimesed, kes vajavad sinult seda teenust, on ju. Raamatupidamises klientidega vahepeal mul oli, miks nad niimoodi nagu pahandavad minuga, on ju. Ja siis ma saingi aru, et aga tegelikult nad ootavad, et ma oma teenused tõstaks teisele kvaliteeti ja pakuksin neile ühte teenust, finantscoachingut, finantsanalüüsi juurde. Sest et see on see miski, mida nad tegelikult küsivad minu käest ja mida nad vajavad, nad näevad, et mul on ressurss. Mul on need teadmised olemas ja ma ei jaga nendega ja nad saavad pahaseks. Aga mina ei ole nõus jagama sellepärast, et selle teenust sees ei ole seda. Siis mõtlesin, lihtne, siis müü neile teine teenus. Aga kui ma selle olukorras sees olen, siis mul ei ole seda lihtne. Selles olukorras on ikkagi midagi muud. Seal on tartumine, vehkeldamine, põgenemine ja võitlemine. Seega, neil on vaja uuesti tõmmata ennast sinna vaatleja positsiooni, selline igapäevane rutiin, õpetajate nädal tegelikult õpetab sulle, mida need inimesed tahavad sinust sisuliselt, mis on need ressursid, mida sa tegelikult vajad selleks, et sinu sees tekiks hüpe, kvanthüpe ettevõtjana. Nad toovad ilusti need sulle teemadena lauale ja siis, kui sa ei kuula, siis nad toovad need teemadena lauale veel karmimalt ja siis, kui sa veel ei kuula, siis teeb elu 1-0 ära ja sa pead kuulama. Karm lause või lõppu, aga see on tõde, kullakesed. Et muutus on mõeldud, kui asjad on mõeldud muutuma, siis lihtsam on neid esimesi märke vaatleja positsioonil ja selle harjutusega tegelikult kuulata, vastu võtta, alistuda. Iseendasse, nad ei palu, et sa alistuksid sellesse nagu nendest, iseendasse alistud ja muutuda. Aga kui sa seda ei tee, siis
sa alateadlikult lood enda ellu sellise nagu karmaliselt keerulisemad olukorrad, mis tegelikult muudavad sind ikkagi, olenemata sellest, kas sa tahad või mitte. Nii et tee üks õpetajate nädal ja see on kõige lihtsam viis ressursid enda selja taha leida, sellest muutumiseks vajalikud ressursid, mis sul on vaja enda jaoks ära avada nende inimeste kaudu.